ärikäik. Tere head ärikäigu kuulajad! Tänane saade on järjekorras 43. Siin saates räägime inimestega, kes on ärigeeniusele oma ettevõtmistega silma jäänud. Samuti tuleb siin juttu teemadest, mis ettevõtlikele inimestele laiemalt huvi võiksid pakkuda. Tänaseks saatekülaliseks on mees, kes on oma südameasjaks võtnud eestlaste füüsilise ja vaimse tervise parendamise läbi eeskujuliku toitumise. Tere tulemast ärikäiku, FitLapi omanik ja tegevjuht Rene Laane. Tere, tere! Tänase episoodi saatejuhtideks on ärigeeniuse ajakirjanikud Rauno Uusler ja Kaire Külli-Vaatman, tere! Rene, alustuseks räägigi meile, kuidas see teekond alguse sai, millest see teekond alguse sai, et just FitLapi mõttes? No nagu paljud ettevõtlused saavad alguse siis tavaliselt enda probleemidest, siis minu puhul oli sama. Et kui ma kunagi tegelesin jõutõstmisega aastal 2008, 2009, 2010, siis ma võtsin kogu aeg hästi palju juurde ja ma võtsin teadlikult hästi palju juurde. Ja siis ma otsisin toitumiskava, kuidas võtta juurde nii, et see oleks ka tervislik selles mõttes, et ma saaksin kõik toitained toidust kätte ja vaatan toitumiskavasid, pole. Olid küll toitumiskavad, mis sisaldasid seal 7-10 retsepti, aga see ei ole jätkusuutlik. Ja siis me mõtlesime, et selge, tuleb teha ise. Mina olin läbinud just internetiturunduse esimese kursuse ja arvasin, et ma olen nüüd maailma parim internetiturundaja. Muidugi ei olnud, aga selleni me arvatavasti jõuame. Ja siis oli mul üks tuttav, kes oli personaaltreener. Siis ma tegin teile ettepaneku, et teeme sellise toitumiskavade portaali ja ta oli loomulikult nõus. Ja nii see alguse saigi. Küll ei olnud alguses see FitLap, vaid alguses oli see kaalustalla.ee. Aga see idee nii-öelda oli paberil alguses olemas, nagu sa ütlesid, enda probleemist sai alguse. Kuidas see tehniline pool lahenes, et kas oli sellega ka kuidagi alguses kohe keegi olemas, kes teadis, kuidas sellist asja luua, varasem kogemus või kuidas see... Ja hakkasid ise nokkima vaikselt. No nagu ma ütlesin, ma olin ju internetiturunduse kursuses läbi käinud. Ehk siis ma tegin tegelikult alguses selle portaali täiesti nullist peale ise. Kuigi ma koodi kirjutada ei osanud, aga on olemas selline kodulehtede tegemise platvorm nagu WordPress ja selle peale ma paningi püsti, et saime tegelikult võtta mingisugused niisugused kliendihaldustarkvarad juurde ja meie esimene toode kaalustalla.ee, kus oli juba siis tavapärase 7-10 retsepti asemel 50-60 retsepti, sai üles, ma arvan, paari kuuga. Ja mitu klienti kohe esimese raksuga tuli? Oi, 0. Kaua see 0 oli? See algus oli päris naljakas, et kui me nägime, et mõni klient ostis, siis meelistasime teise äripartneriga üksteisele ja ütlesime, üks uus klient tuli ja seda helistamist oli võib-olla nädalas paar korda esialgu. Et tegelikult suurem hüppe toimus siis, kui Facebookis hakkasid reklaami võimalused olema. Et see oli siis 2011-2012 aasta. Et siis toimus nagu niisugune korralik hokikepp. Aga millal tast sai siis see FitLap, et algust oli kaalust alla ja et miks see muutus toimus? Et tegelikult võibki öelda, et niisugune üks suurem pööre toimus 2015. aastal, kui me vaatasime, et tegelikult võiks olla toitumiskavade süsteem selline, mis ka muutub vastavalt inimese kehakaalule. Et kui varem oli see kaalustalla.ee selline, kus oli hästi palju erinevaid retsepte, küll eraldi kaalukategooriate kaupa 10-kiloste vahedega, siis see ei ole lõplikult nagu sobiv kõikidele inimestele. Et 2015 aasta hakkasime arendama niisugust isegenereeruvat toitumissüsteemi, nagu praegult on FitLap ja siis 2015 ka laivi läks. Sa ütlesid, et me tegime. Kes on sinu partnerid, kes need me on? Sellel ajal oli meil tegelikult, ma nüüd ei mäletagi täpselt enam, kes olid meie töötajad, aga mul oli üks äripartner Heiki, kes enam ei ole FitLapi omanike ringis,
aga temaga me tegelikult mõtlesime ja tegime kuni 2020. aastani umbes asju koos. Aga natuke su enda taustast, sa rääkisid sellest internetiturundusest, et sul oli see esialgne põhi nii-öelda all, kui seda ideed hakkasid teostama. Aga selle toitumisega, kas sul on see side kuidagi sinu sportlaskarjääriga seotud või on see kuidagi varasemalt tulnud või kuidas see tee tervisliku toitumiseni sinu jaoks välja nägi? No tegelikult on ikkagi sportlaskarjääriga, et ma olen pärit sellest ajast veel, kui kodus söödi seda, mida süüa sai. Ja kui ma ikkagi hakkasin tugevamalt trenni tegema, siis järjest enam tundus, et ma võin trenni teha ükskõik kui palju, aga kui mu toitumine ei toeta seda, siis tegelikult need tulemused ei ole üldse sellised, mis nad võiksid olla. Isegi praegused tippsportlased tegelikult saaksid korraliku toitumisega enda tulemustele kindlasti palju juurde. Ja siis rohkem hakkasin seda jälgima 2008-2009 aastal, siis kui ma võtsin juurde just selle eesmärgiga, et teha rinnalt surumises Eesti rekordid ja ma kaalusin 2010. aastal juba 145 kilo. Ja sealt tuli lõpuks ka alla võtta, ehk siis umbes 50 kilo ja nagu ma enne ütlesin, siis olid turul ainult toitumiskavad, mis sisaldasid seal 7-10 retsepti ja ilmselt elu lõpuni nende 7-10 retseptiga ei purjeta. Aga see kaalu tõstmine, see nõuab ju ka toitumist. Kuidas sa seda kaalu tõstsid, millega? Paljuski oma tarkusest. Eks ma hakkasin uurima ja ega ma väga kaugele ei jõudnud selles mõttes, et ma küll sain pihta, kuidas enam-vähem on võimalik kaalu tõsta, aga loomulikult ei olnud seal midagi teaduslikku taga. Et kui me praegu räägime FitLabis, siis tegelikult siin on ikkagi nii mikro- kui makrotoitained paigas ja me vaatame ka, et inimesed saaksid vitamiine piisavalt. Aga kas sa seda rakendust ise ka siis, olles ikkagi endiselt veel tippsportlane, kasutad seda igapäevaselt? Muidugi. Ma kaalun kõike, mis suhu läheb praktiliselt. Et silmamõõt ei ole see, mis töötab. Kui mulle mõni inimene ütleb, et ta silmamõõdu järgi oskab enda toidu kalorasi paika panna, siis ma olen täiesti kindel, et ta eksib. Aga nii suured kehakaalu vahed ja muutused, see ei ole ju ka tegelikult tervislik, et kui sa võtad 142 alla ja siis sa pead mingi aja pärast 100 peale näiteks saama või tahad saada, et tegelikult need hüpped on ju ka ebatervislikud. Muidugi ei ole. Tippsport ei olegi tervislik. Ehk siis sellel ajal, kui ma juurde võtsin, siis mul oli väga suur tahtmine jõuda jõutõstmises maailma tippu. Aga mingi hetk ma sain aru, et ma ei jõua sinna maailma tippu. Miks? No sellepärast, et mul ei olnud järelikult nii palju eeldusi. Ja siis, kui ükskord avastasin, et nüüd oleks aeg alla võtta ja natukene nii-öelda tervem välja näha, sest ega 145-kilone 1,80 m pikk mees ei näe väga tervislik välja, siis hakkasingi tervislikult toituma jälgides oma kalorasi ja tegelikult jälgima seda igapäevaselt siiani. Tulles nüüd tagasi selle rakenduse, selle lehekülje nii-öelda algusaja ja ka praeguse juurde, kui raske on seda olnud nagu turundada pärast seda Facebooki reklaami tulekut, et kas peale seda on läinud kasutajate numbrid ainult ülesse poole või on olnud veel mingeid selliseid võnkeid kasutajaskonnas? Kui me Eesti turust räägime, siis praegu järjest vähem tuleb inimesi juurde, sellepärast, et meil on tegelikult Eestis see sihtgrupp suuresti käes. Meiega on liitunud Eestis üle 250 000 inimese, kes on teinud konto ja kui me nüüd arvestame, kui palju on meie sihtgrupis naisi 20-60 eluaastat ja kui paljud neist vajavad kaalu langetamist, mis on meie peamine sihtgrupp, siis need on meil peaaegu käes, jah. Aga alates sellest hetkest, kui Facebook tuli enda reklaamidega nii-öelda laivi, siis sellest alates ma arvan, et üks 6-7 aastat toimus kõik püstloodis. Palju sellest 250 000 on aktiivsed kliendid? No ma võin öelda niimoodi, et nendest on umbes 80 000 maksnud meile vähemalt ühe korra, mis tähendab seda, et nad on ostetud vähemalt ühe kuu.
ja keskmiselt on meil aktiivseid 16-20 000. Palju neist on mehed, palju on naised? See on nüüd hea küsimus, et umbes 90% on naised, aga naised panevad enda mehi ka sinna sisse pereliikmetena ja tihtipeale teevad nad nii, et nad panevad alguses salaja sisse. Mis tähendab seda, et mees sööb FitLapi järgi, aga ta ei tea, et ta sööb FitLapi järgi ja kui ta ükskord teada saab, siis ta ei taha enam süüa. Ja siis, kui naine ütleb talle, et sa oled juba 2 kuud söönud selle sama FitLapi järgi, siis mees üldjuhul leebub. Ja mis tihti naised tagasisideks ütlevad, on see, et kui nad on mehele hakanud tegema FitLapi järgi süüa ja nii, et nad ei ole meestele seda öelnud, siis mehed millegi pärast hakkavad mõne aja pärast komplimente loopima, et kuidagi nii hästi teed süüa, et enam ei olegi see soust ja kartul. Ja siis, kui välja tuleb, et FitLapi järgi, siis jällegi alguses mehed tihtipeale hakkavad sõrgu vastu lükkama. See on nii naljakas, et mehed arvavad, et kõik, mis on üleval pool vöörihma, on nende rind. Tegelikult on see lihtsalt üleliigne kõht. Päris ausalt öeldes mina julgen tunnistada, et mina olen üks nendest, kes õigemini oma vanemate eeskujul siis on teinud selle konto endale. Olen ka aktiivne kasutaja. Ja see üks minu jaoks kõige suurem pluss ongi see, et seal on neid retsepte nii tohutult palju, et ma saan teha endale, ma ei pea tegema iga päev ühte ja samasugust igavat toitu, et isegi kui ma ei jälgi neid kaloreid või kaalu langetamise eesmärgil seda ei tee, siis tegelikult ma saan sealt ideid, kuidas õhtul süüa teha. Et kui palju sul endal nende retseptide puhul on olnud nagu seda sisendit sinna, et tahaks midagi, ma ei tea, lõhega ja siis paneb meeskond pea kokku ja mõtleb mingi retsepti lõhega välja? Seda ikka on jah, aga ma ütlen kohe ära, et mina ei tea ühtegi retsepti, sest mina ei ole kokkaja ja mina ise söön väga lihtsalt, aga meil on jah selle jaoks toitumisnõustaja olemas ja kui ma ikkagi mõnikord annan märku, et ilgelt tahaks mingisugust ägedat retsepti, siis teeb ta selle väga, väga kiiresti ära ja üldjuhul on võimalik peaaegu kõiki retsepte teha tervislikuks. Aga see, et meil on hästi palju retsepte, on tegelikult ka miinus omaette. Et väga raske on leida endale sobivat, et seal on üle 1000 retsepti ja siis sa ketrad neid ja selleks, et leida endale see sobiv, võib minna nii palju aega. Et me oleme selle jaoks teinud ka igasuguseid erinevaid sorteeringuid ja filtreeringuid, kus kohas on võimalik näiteks leida ainult neid retsepte, kus on 4 toiduainet, leida sellised retsepte, mis valmivad 10 minutiga ja nii edasi. Seal on väga palju ka seda võimalust, et kasutajad ise saavad neid retsepte teha. Tegelikult ju seda ei ole ekspert üle vaadanud, et kuidas teie ise selles võimaluse nagu suhtute. Ja kas seal on kategooria, et tee ise retsept, et see on, et see ei ole sinule, ei tule pärast näiteks pretensioone? Sellega niimoodi, et tegelikult iga klient saab teha retsepte ja iga klient saab retsepte avalikustada ja niimoodi, et neid näevad ka teised inimesed. Aga see ei ole päris nii lihtne, et niisuguseid retsepte saab ainult teha avalikuks, mis vastavad meie kriteeriumitele. Seda on seda, et neil peab olema kaloras täis ja peavad olema mikro-makrotoitained teatud vahekorras. Et meil automaatselt süsteem ikkagi osaliselt seda jälgib. Üks selline läbiv termin, mis seal rakenduses päris paljudes retseptides, vist isegi kõikides läbi kajab, on see vabavara. Mina tean, mis see on, aga ma arvan, et paljud ei tea, äkki sa seletaksid, mis selle vabavara võlu on siis, mis ta juurde annab? Vabavara on meie loodud nimetus ja seda kasutavad nüüd ka teised toitumiskavad juba. Et vabavara tähendab seda, et selle alla kuuluvad kõik köögiviljad, mis on alla 20 kilokalorasi ja neid võib süüa toidukorra ajal täpselt nii palju, kui inimene soovib. Miks? Esiteks sööb kõhtu täis ja teiseks, kui seda süüa toidukorra ajal, siis ei jõua seda süüa nii palju, et see rikuks sinu kaalulangetus ära. Tulles nüüd natukene ka nende retseptide juurest minna laiemaks, aina rohkem täidavad meie toidupoeletti ka tooted, kus peal on FitLab kirjas. Kuidas see teekond alguse sai? Kuidas sündisid esimesed koostööd ja mis võib-olla oli see esimene koostöö, mis mingi tootjaga sai tehtud?
väga hästi mäletan seda ja see oli aasta 2014 või 2015 ja siis me mõtlesime, et meie enda kliendid küsisid, et miks ei võiks saada toidupoest või toidukohtadest seda sööki, mis meie soovitame. Ja siis me läksime Coopi jutule ja Coop tegi esimesed söögid meiega niimoodi, et me ikkagi väga, väga kaua pidime neile peale käima. Nad ütlesid, nagu nii keegi ei osta ja noh, ühesõnaga nad ajasid sõrgu vastu. Aga siis ma ütlesin, et andke meile üks retsept, mis teil hakkab nii-öelda välja minema, mida enam keegi ei osta. Ja ma ei mäleta, mis asi see oli vist kanatatra roog, kui ma õigesti mäletan. Ja siis me vaatasime, natuke kohendasime seda, tegime niimoodi, et oleks mikro-makrotoitained korras, panime enda toitumiskavasse ja iga klient siis sai täpselt koguse enda toitumiskavast, kui palju ta seda süüa võib. Ja pärast seda, kui see toitumiskavasse läks, oli see Coopis üks enim müüdud sooja toite. Ja sealt edasi läks juba asi lihtsalt. Et meil oli näidata ette üks niisugune positiivne tulemus ja praegu on nii, et tegelikult on meil järjekord taga, kui ise kirjutatakse meile erinevatest toiduainetööstustest ja soovitakse meiega koostööd teha, et FitLab soovitussilti saada peale. Kes viimane oli? Kes pakkus ennast? Seda ma ei ütle. Sest seal ei ole veel silti peal. Seal ei ole veel silti peal. Aga kuidas te selle valikult siis eriti nüüd, kus tegelikult tootjad tahavad seda FitLabi logo endale sinna peale, et see annab mingi müügile nagu lisaväärtuse juurde. Kuidas te teete selle valiku, millele te annate selle sildi ja millele mitte? Üldjuhul on niimoodi, et toitumisnõustaja vaatab alati üle ja ta peab sobima meie erinevate nõudmistega ja väga tihti me teeme üldse nullist uue toidu. Et kui me võtame siin näiteks tere kohupiimad, kodujuustud, siis need on enne valmis olnud. Aga kuna nad ongi sellised sobilikud, siis meil on lihtsalt läbirääkimiste küsimus, kuidas sinna silt peale panna. Ja kui me võtame nüüd näiteks nõolihatööstuse, siis nõolihatööstusega on praktiliselt kõik retseptid või toiduained tehtud nullist peale koostöös meiega. Näiteks jäätis Balbinoga samamoodi on tehtud nullist ja selle tegemine võttis võib-olla aasta aega. Ehk siis meie toitumisnõustaja põrgatab meile ja teeb läbirääkimisi toiduainetööstusega mõnikord päris pikalt. Mõnikord läheb kiiremini, sest mõned toiduained on sellised, mida väikses koguses teha on lihtne, aga suurtööstuses käib asi natuke hoopis teistmoodi, et siis ei saa nagu teha toite nii nagu kodus teeksid. Sellest hetkest, kui te olete need tooted valmis saanud, näiteks Nõoga, olete mingi uue toote valmis saanud, läheb see FitLabi sildiga müüki. Kas peale seda hetke tuleb sellest nii-öelda igast vorstipakist, igast pasteedist ka teile mingit kasu või on see FitLabi osa nii-öelda just see väljatöötamises? Või siis sina maksab peale, et nad võtaksid sind üldse enda... Väga tore küsimus, aga meie lepingud on konfidentsiaalsed ja ma ei vasta sellele küsimusele. Aga rääkides natukene siis sellest sortimendist, ma loodan, et sellest ilmselt võid rääkida, aga sortimendi juures te ikkagi, ma oletan, üritate leida võimalikult erinevaid tooteid, et oleks nagu selline mitmekülgne. Kas te võtate ka oma nendelt kasutajatelt mingit tagasisidet, mida nad tahaksid, mis sorti toodet nad tahaksid ja siis hakkate selle kallal tegutsema? Ja me kasutame kasutajaid ka tavaliselt degusteerimisel. Ehk siis, kui näiteks tehakse valmis mingisugune toit, viimati vist testisime tipikastmeid äkki ja siis me anname lihtsalt enda klientidele neid maitsta ja sealt saame ka ühe nii-öelda tagasiside osa, et mida võiks muuta, missugune meeldib kõige rohkem näiteks. Mõnikord tehakse meile 5 erinevat maitset midagi ja siis meie enda kliendid ütlevad, mida nad kõige rohkem tahaksid. Aga on ka seda, et küsitakse mingisuguseid erinevaid toiduained, toite. Näiteks eelmine aasta küsiti seafileed FitLabi soovitusega ja nüüd on see olemas. Ja
jah, me kasutame tegelikult enda kliendi baasi väga palju just tagasiside saamiseks ja nii-öelda üleüldse sisendi saamiseks, et väga palju arendusi on ka FitLabis tehtud tänu klientide küsimustele. Aga mille poolest on FitLabi sildiga kanahakkliha parem sellest kanahaklihast, millel ei ole FitLabi silti? Oi, see on väga lihtne. Vaadake koostist. Kui me võtame näiteks segahakkliha, siis see ei saa meilt mitte kunagi, see FitLab soovitab silti, sellepärast et see on esiteks liiga kõrge rasvaprotsendiga juba. Ja kui vaadata näiteks seda hakkliha, kus on meie soovitus peal, siis seal on palju valku, vähe rasva ja ta koostis on palju puhtam. Ehk siis meie hakklihad ei ole hakkliha massist tehtud, vaid meie hakklihad on näiteks lihast tehtud. No aga kanahakkliha ja kanahakkliha. Ja mõnikord on sarnaseid tooteid ka veel olemas, ja ma üldse ei ütle, et häid tooteid ei ole ilma FitLabi sildita, aga meile väga meeldiks, kui oleks FitLabi silt peal kõikidel tervislikel toodetel. Paraku on niimoodi, et kui te enne küsisite, et mille järgi me valime enda koostööpartneid, siis on tihti ka see, et näiteks kui meil on Tere kodujuustudega koostöö, siis me ei otsi mõnda teist kodujuustu, kuhu panna FitLab soovitab silt peale, eks ju. Et me ikkagi proovime nagu sarnased tooted jätta ühe toiduaine tööstuse juurde. Aga kas see ei pane peale mingid selliseid nagu piire liialt, et oletame, te teetegi näiteks koostööd Selveri köögiga näiteks mõne magustoidu puhul, et ei saagi ühtegi teist magustoitu siis oma kavasse või oma sildiga soovitusse võtta, sellepärast et teil on juba see koostöö? Saame ikka. Üldjuhul meil ei ole konfidentsiaalsust või tähendab seda lepingust sees, et me ei või teistega koostööd teha. Aga mõnikord paneme selle sisse, et kui ei ole FitLab soovitab silti peal, see ei tähenda seda, et seda süüa ei või. Toitumiskavas on see ikka olemas, eks ju. Toitumiskavas on meil tegelikult võimalik ükskõik missugust kodujuustu süüa, mis on sarnane näiteks Tere kodujuustule, eks ju. Aga lihtsalt seda FitLab soovitab silti ei ole peal. See, kellele peal on silt, see saab lihtsalt poes eelise, kuna kliendid näevad, et kui FitLab soovitab silt on peal, siis see tähendab seda, et see on kindlasti tervislik. Aga mis on võib-olla siis see kõige populaarsem toode selle FitLabi sildiga, mis müügis on? Jäätis ja pelmeenid. On ka minu menüüs päris tihti. Uuviki pelmeenid, jah? Kuidas? Uuviki pelmeenid. Et kui need kaks toodet tulid esimest korda turule, siis meil on selline toetusgrupp olemas Facebookis, kus on natuke üle 30 000 naisterahva, siis seal hakkas käima niisugune jälitusmäng, et kui keegi kuskilt leidis jäätis, siis andis jälle teada. Ja siis, kui järgmine sinna jõudis, siis võib-olla oli juba läinud ja ma tean seda, et uvikupelmeenidele mindi Tallinnas Pärnusse isegi järgi. Oh jah. Poed ostati lihtsalt tühjaks. Aga praeguseks on selles mõttes nõudlus ikkagi jõudnud, pidanud tootlus jõudnud nõudlusele järgi? Ja, praegu on küll jah, et ma ei ole päris kindel, kuidas nüüd viimane Balbino šokolaadijäätis, meil tuli suurema tünniga šokolaadijäätis ka nüüd, et kas seda on igas poes olemas või veel ei ole, eks ju. Et see poodidest sissemüük käib ka ikkagi nagu etapi viisiliselt, et esialgu saad ühte poodi sisse, siis teise, eks ju. Ja mõned ketid tegelikult ei pane terve Eesti peale laiali neid, vaid võetakse poodide kaupa eraldi sisse. Ja siis ma tean, et meil kliendid lähevad, küsivad letist, et kas me saaksime siia seda ja seda toodet ka tellida. Toitumine on kuum teema viimased aastad või tegelikult juba päris pikalt. Ja toitumisnõustajaid on väga palju kasvanud nagu seeni pärast vihma. Kes on sinu suurim konkurent? Kas on üldse konkurent? Ja kas on? Ja. Muidugi on, aga meil praegu ei ole niisugust ühte kindlat suurt konkurenti. On ära vajunud mõned, kes enne oli konkurendid, aga seda siin küll oodata ei ole, et ma konkurentide nimesid välja hakkan nimetada, et las kuulajad ise otsivad, kui tahavad. Ütle eesnime tähed. Ei ole eesnime tähti öelda.
see erikargu.ee, kui te seda mõtlete, siis ta ei ole meie konkurent enam mitte üldse. Ta müüb nii vähe, et kui te vaatate teatmikust või kuskilt mujalt, siis te näete, et ta on täielikult ära vajunud. Aga ta oli kunagi meie peamine konkurent, jah. Aga mis veel teid nagu eristabki nendest nagu Kaire ütles, et tuleb seeni pärast vihma neid nõustajaid ja soovitajaid, et mis seda FitLapi eristab sellest? Ma võiks hakata lugema ette funktsionaalsusi, aga mina arvan seda, et tegelikult meie üks kõige suuremaid eelisi on kliendi tugi ja meie enda inimesed. Et meil ei ole esiteks ühtegi töötajat, välja arvatud IT, kes ei oleks olnud enne meie klient ja kes ei oleks tööle võttes alustanud klienditeenindajana. Ehk siis meie praegune turundusjuht alustas klienditeenindajana ja oli meie klient enne. Meie praegune toitumisnõustaja oli meie klient, kes on ka mitukümmend kilo alla võtnud ja tuli tööle ja alustas klienditeenindajana, nagu ütlesin. Siis meie ärijuht oli enne meie klient ja alustas samamoodi klienditeenindajana. Ehk siis kõik meie töötajad on alustanud klienditeenindajana ja nüüd on jõudnud nad välja siis turundusjuhiks, toitumisnõustajaks ja ärijuhiks, eks ju. Ja see annab meile väga suure eelise just teiste samasuguste konkurentide ees, et nad teavad, mis on need probleemid, nad on ise olnud kliendid ja nad suhtlevad. Nad on veendunud fännid. Nad on veendunud fännid ja nad suhtlevad igapäevaselt meie klientidega iga päev. Et kui sa oled turundusjuht, sa klientidega kokku ei puutu, siis tegelikult sa ei tea, mida sa turundad neile. Palju sul töötajaid on üldse? 8 koos minuga. Ja kus on teie kontor praegult? Meil on kontor Tartus, aga meil on kontor tegelikult Läpakas. Mis tähendab seda, et kodukontor. Jah, et kodukontor või mõnikord reisikontor. Me ei nõua, et inimene peaks olema kohal. Aga korra minnes tagasi veel nende toodete juurde. Mis on võib-olla see unistuste koostöö, mida sa tahaksid saavutada, millele sa tahaksid FitLapi logo peale või võib-olla ka mingi toidukett või mingi restoran, mingi toode, midagi sellist? Kes tahab teha meiega mõnusa koogi, palun kirjutage info@fitlap.ee. Aga praegu, kui ma peast mäletan, siis üks kook vist ikkagi on. Ei ole. Üks marjakook kuskilt meenub. See enam ei ole müügis, seepärast, et see ei olnud piisavalt poodides sees ja inimesed ei ostnud seda nii palju, et me ei jätka selle tootmisega. Seda mõtlesin, et ma ei leia mitte kuskilt seda kooki. Mina tahaks mingit Brita kooki saada, aga selleks peavad jooksma kõik asjad kokku. Esiteks peab olema selline koostööpartner, kes suudab poodist sisse müüa ja kes suudab teha selle piisavalt tervislikuks. Selle jaoks on meil olemas toitumisnõustaja, kes seda aitab teha muidugi. Aga kui palju te mõjutate seda hinda, kui palju te kaasa räägite selles osas, kui palju mingi toode peaks maksma, et kas te panete rõhku sellele, et oleks ikkagi, et see vahe ei oleks selle nii-öelda mitte nii tervisliku tootega siis liiga suur? Ja kui suure protsendi paneb FitLapi kleepekas hinnale otsa? Kahjuks natuke paneme, jah. Et me tegelikult alati rõhutame, et me tahaksime, et see oleks võrreldav teiste toiduainetega. Mõnikord saab seda teha, aga kui me räägime näiteks toitainetest, siis valk maksab palju, süsivesik ei maksa midagi, mis tähendab seda, et kui me teeme selle tervislikumaks, siis me tihti vähendame süsivesiku kogust ja paneme juurde valgu kogust. Ja loomulikult me ei saa lubada, et meil oleks seal odavat rasva palju. Ja see tõstabki seda hinda. Mitte ei tõsta tegelikult see, et tahetakse FitLapi pealt hullult kasumit saada. Aga ka poed vaatavad, jah, et kui FitLapi sildiga tooteid müüakse väga hästi, siis on kuulda, et mõned poed tahavad hinda tõsta selle pärast. Panevad ise rohkem vahele. Aga majanduslikult, kas ongi siis teie jaoks, nii-öelda FitLapi jaoks tulusam just see koostööde äri või siis see rakendus? Rakendus on kasulikum, aga mitte väga palju. Ehk siis tegelikult meil on 2 ettevõtet.
üks on Fitlab ja üks on Fitlab kaubandus, te olete kindlasti vaadanud ja te näete, et nende kasumid on suhteliselt võrdsed. Nende samade numbrite vaatamisega, need ikkagi liiguvad suhteliselt kogu aeg ülesse poole. Ise ütlesite alguses, et olete selle nii-öelda selle turu maksimumi kätte saanud. Kas te ei karda, et pole enam varsti kuhugi edasi areneda? Eestis kindlasti tuleb piir ette, aga ma veel ei näe seda, jah. Et Eestis me oleme saanud küll need inimesed endale tasuta kasutajateks, aga see, kui klient läheb toidupoodi ja ta sealt midagi ei osta, siis on võimalik teda meelitada ostma, eks ju. Et sama on ka meie rakendusega, et paljud inimesed on teinud konto, nad pole kunagi maksnud, aga ju me peame siis neid veenma ja tegema neile selgeks, et Fitlab on nende jaoks piisavalt hea või piisavalt vajalik. Ja siin ma näen kindlasti arenguruumi. Ja teine asi on muidugi välismaa, et meil on tegelikult olemas ingliskeelne toode ja soomekeelne toode ja on ka venekeelne. Venekeelset me muidugi ei turunda praegu, aga Soomes me natuke pusime ja USAs ka pusime natuke. Kui suured kliendibaasid seal on juba tekkinud? Mõlemal pool on 15 000 umbes, aga nendest maksvaid kliente, kes on maksnud vähemalt korra, on mõlemal pool umbes 1000. Ei ole teinud niisugust hokikeppi nagu Eestis. Aga välismaal on kindlasti nende koostööde leidmine nagu raskem ja seal see Fitlabi müügielement võib-olla nagu see müügiväärtuse hinna tõstmine kaob nagu ära, et kas konkurents on ju ka seal suurem. Jah, et kas seal on kuidagi raskem seda kanda kinnitada siis? Ega meil ei olnud ju ka esimesed aastad Fitlab soovitab toitusid olemas, et välismaal me üldse seda ei vaata, et välisriikides me kõigepealt tahame teha toote selliseks, et ta klientidele meeldiks ja kui nad ostavad Fitlabi toitumiskava, siis küll edasi vaatame kunagi, kas me üldse hakkame midagi muud tegema või mitte. Aga esimene asi on just see, et Fitlab toitumiskava teha seal piisavalt turule sobivaks, et seda kliendid ostaksid. Aga mismoodi erineb Ameerika ja Soome või ingliskeelne ja soomekeelne klient näiteks Eesti kliendist? Kliente ei erine väga palju, aga nende söögiharjumused erinevad. Et kõige suurem asi ongi see, et lihtsalt retseptid peavad olema hoopis teistsugused. Ja see on see peamine erinevus. Aga ega ma ei oska ju täpselt sellele vastata. Kui meil oleks seal 1 miljon klienti, kellest 100 000 on maksnud, siis ma ütleks, et kuidas tegema peab või milles need erinevad. Et praegu kahjuks on selline olukord, et meil on mõlemal pool umbes 15, kellest on aastate jooksul, mitte nüüd viimase kuu jooksul, on maksvateks muutunud umbes 1000 klienti mõlemal pool. Aga kuidas sa seda tausta uurimist tegid, et mida tahab ingliskeelne klient ja mida tahab soomekeelne klient? Soomlastega võib-olla on lihtsam. Soomlastega on kõige raskem, nendel on ju kõigil see laktoositalumatus ja gluteenitalumatus ja nende toidud on väga erinevad. Aga ega internet on ju kõik võimas, et internetist oleme uurinud väga palju ja kui me kunagi proovisime siseneda ingliskeelesele turule, siis tegelikult oli meil Inglismaalt isegi olemas inimene, kes tegi meile retsepte ja kes tegeles nii-öelda turujuhtimisega, aga ka sellest ei tulnud midagi välja. Miks? Sellepärast, et ta ei saanud hakkama oma tööga. Ja see Inglismaale me proovisime siseneda aastatel äkki 2019-2020, matsime sinna umbes 150-200 000 eurot, võtsime tööle 3 inimest, üks oli siis nii-öelda see maajuht, turundusjuht, teine oli UX, UI disainer ja 3 oli tootejuht ja tegelesime sellega umbes aasta-poolteist ja siis me panime selle turu lukku. Aga nendest turgudest veel rääkides, mis see kõige suurem unistus on? Kas Fitlab viiagi kõikidesse maailma riikidesse või piirduda siis suuremate riikidega või milline see lähivälismaaga suur unistus on? Tegelikult on suur unistus, muidugi oleks Ameerika Ühendriikides läbi lüüa. Suur turg, kus kohas on ülekaalulisus väga suur probleem. Tegelikult on peaaegu kõikides riikides 50% inimesi ülekaalus. Lihtsalt USAs on ülekaalus inimene palju suurem kui mujal. Aga ütleme niimoodi, et tegelikult Läti ja Leedu ja selliste väikeste riikidega ei ole mõtet tegeleda.
tootega on vaja tegeleda sama palju kui suurel turul, aga see, mis sealt sisse tuleb hiljem, see on märgatavalt väiksem. Ehk siis soov oleks ikkagi mõnel suurel turul läbi lüüa ja kui juba lüüa ühel suurel turul läbi, eks siis on edasi näha, mis toimub. Aga mis sa ise arvad, mis on sinu eelis oleks näiteks suurel turul konkurentide ees? Et mis sinus erilist on või FitLabis? Meie FitLab on tegelikult üks ära ütlemata äge asi. Ta on funktsionaalsusest paljudest, kui mitte kõigist toitumisnõustamise teenusest peajagu üle. Aga ta on natuke keerukas. Ehk siis võib-olla olekski vaja leida see võimalus, kuida meie funktsioonid viia klientideni nii, et nad nendest kohe aru saaksid. Ja meie eelis on see, et tegelikult meie toitumiskava sobib kõigile. Neile, kes tahavad alla võtta, nendele, kes tahavad juurde võtta, nendele, kes tahavad lihtsalt tervislikult süüa ja oma kaalu hoida. Ja siin tulevad igasugused muud ägedavad funktsioonid juurde, nagu pereliikmetega koos söömised. Eestis on näiteks võimalik ostunimekiri saata otse Selverisse, nii et Selver saadab sulle toidu koju ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ühte kindlat eelist ma ei oska välja tuua. Eesti turul hästi palju on neid tooteid. Mõnes kohas olen näinud ka, et toidukohtades on seda FitLabi logo juures. Kas see turg on kuidagi jäänud praegu kõrvale või seal tuleb ka mingit, et varsti hakkangi nägema, näiteks, see on võib-olla liiga suur äärmus, aga McDonald's siis FitLabi burgerit, et kas tuleb veel neid restoranides või toidukohtades otse tellimist? See ei ole üldse midagi erilist ega võimatut. Üks toidukett Subway müüs vahepeal meiega koostöös mingisuguseid asju, aga ta läks hingusele siin Eestis. Et tegelikult ei ole midagi võimatut, aga toidukohtadega on niimoodi, et me ei ole nagu väga palju rõhku pannud sinna, sellepärast, et neid kontrollimas käia on nagu meeletult raske. Et kui need on üle Eesti, siis tegelikult me peame üldjuhul ikkagi käima neid kontrollimas 6 korra 2. Ja meil on ka koostöölepingus sees, et me saame käia niimoodi, et me ei teata ette ja lähme lihtsalt kontrollime. Aga lihtsalt paljudes toidukohtades on see kokkade erinevus ja uute kokkade puhul on see nii-öelda samaväärse toidu tegemine ilgelt raske. Ja me oleme varasemalt siin sattunud niisuguste asjade otsa, et see toit, mis me kokku leppisime, see 6 aja pärast ei ole enam see toit. Ehk siis tegelikult see on üks põhjus, et me ei ole tahtnud teha väga palju koostöid endast kodust kaugel või Tallinn-Tartu, eks ju, Pärnu on ka olemas. Või siis oleme teinud niisugustega, mis on ketid, näiteks Peetri Pitsa. Et seal nagu üldjuhul on väga raske nagu mööda panna, kuna seal on väga täpsed niisugused tööjuhendid olemas. Natukene peatuda sel teemal. Me oleme aru saanud FitLabil, võiks isegi öelda, et on praegusel hetkel Eestis on turuliider, läheb suhteliselt hästi, majandusnäitajad näitavad ka seda. Konkurente pole. Mina vaataks... Konkurente on, ma ei saa ikka vahele ütlema. Konkurente on, aga konkurendid ei ole sellised, kes kohe endal pähe tuleksid, nii et see ikkagi ütleb midagi. Mina kui näiteks mingi investeerija vaataks kohe kõrvalt, kas keegi on üritanud teid ära osta? Keegi on üritanud osta, et ma ostan FitLabi su käest ära, et võtan üle, teen suuremaks asja? Tegelikult ei ole, aga me oleme kunagi läbirääkimistes küll olnud rahastuse osas, aga pakuti nii vähe, et ma ei olnud nõus sellega lihtsalt osaluse eest. Ja me ei ole ka tegelikult kunagi väga tungivalt otsinud endale rahastust. Ei ole nagu mõtet selles mõttes, et kui peaks tulema näiteks oma rahadega hokikepp USAs ja jõudma nii kaugele, et vala ainult turundusse raha juurde, siis oleks mõtet ka raha küsida turult juurde. Aga minna lihtsalt investeeringuid küsima niisama on nagu täiesti mõttetu minu silmis.
ja keegi ära ka ei ole osta tahtnud, jah. Ja ma ei müüks ka. Aga No, muidugi kui sa- alati hind paneb asja paika. Oleneb, jah. Ja. Aga kuidas, kui sa ennast nagu pakkuma ei lähe, kuidas siis nagu suured investeerijad üldse teaksid, et sa olemas oled ja on üks selline firma, kes otsib investeerijaid näiteks? Ma ei otsi ju. Aga sa saaksid laiendada ennast ja saaksid suuremaks minna. Seda ma saaksin ainult siis teha, nagu ma enne ütlesin, et kui meil oleks näiteks USA turul niimoodi, et piisava protsent inimesi ostab nendest, kes tasuta liituvad näiteks, ja me näeksime, et turu võtmiseks on meile vaja ainult rohkem raha, mis turundusse valada, no siis ma annaksin märku investoritele. Kuna ma ise olen ka investor, siis mul tegelikult tutvusringkond on piisavalt suur ja me käime nende inimestega ka vahetevahel natuke läbi, kes juhivad fonde ja kes tegelevad rahastuse otsimisega. Sa ütlesid, FitLapi sa ei müü, kõigel on tänapäeval hind. Mis on see summa ikkagi, millega sa praegu seda FitLapi väärtustad, mis väärtusest on? Oi, ei oska öelda, aga ma ise olen arvestanud, et selle hind on 10 miljonit, aga see ei tähenda seda, et ma selle hinnaga müüksin. Peatume korra laiemalt sellel toitumise teemal. Kuna teil on hästi palju ikkagi neid kasutajaid ja on sisendid ka selles toidutööstuses, milline on praegu keskmise eestlane toitumisharjumused, mis on valesti, kuhu poole me liigume, et kuidas nagu sulle see asi tundub? Jube keeruline vastata. Mulle tundub niimoodi, et kiirtoidukohad tuleks kinni panna. See on nagu üks niuke valus punkt. Ja mida mina teeksin tegelikult, siis kui ma tahaksin, et inimesed ei oleks ülekaalus, siis ma lihtsalt maksustaksin magusat nii palju, et seda ei jõutaks enam osta. Ja magusad jook samamoodi. Tegelikult Eesti riik seda teha tahabki, aga kui limonad hakkab 1,20 asemel maksma 1,30, eks ju, siis see tegelikult ei võta seda ostmist ära. Aga jah, probleem on ikkagi selles, et liiga palju magusat, liiga palju rämpstoitu ja liiga palju kiirtoitu. Aga rämpstoit ei ole ka maksustatud. Kõik kahjuks ei ole, rasvad ja ei tohi siin anda nagu inspiratsiooni riigile, kas tõstab jälle mingi jah, ja tegelikult ega rämpstoiduks ega me ei tohi nimetada ega midagi niisugust konkreetset, eks ju. Et nii ta on jah, et see kättesaadavus on nagu üks probleem, aga võib-olla veel suurem probleem on see, et lastelt tuleks võtta ära ka nutitelefonid ja läpakad, et nad liikuma saada. Aga see, et nad liikuma ei saa, on tegelikult kodus kasvav probleem. Kui lapsevanemad selle asemel, et lapsega tegeleda, viskavad neile telefoni või tahvli kätte või panevad teleka mängima, siis on ju probleem näha. Või kui lapsevanem kodus sööb krõpsu teleka ees ja joob limonadi, siis mida laps mõtleb? Laps vaatab, et see on ju eeskuju ja see ongi normaalne. Et kui vanemad teeksid sporti, tegeleksid lastega ja õpetaksid neid ka süüa tegema, sööma tervislikult, siis meil ei oleks seda ülekaalu ja laste terviseprobleeme nii palju kui praegu. Meil tegelikult käis paar nädalat tagasi siin Viljandi burgeri looja. Tema ütles selle kohta, küsisime tema käest ka, et kiirtoidu kettidel läheb järjest paremini, kasumid kasvavad, et kas ta nagu süütunnet ei tunne selle koha pealt, aga tema ütles, et see on ikkagi inimese enda teha, et kui tihti ta seda burgerit sööb, et kas ei ole natukene liiga, ma tean, et see ei olnud sõna-sõnalt võetud, et aga kõik kiirtoidurestoranid tuleks kinni panna, et kas ei ole liiga drastiline lahendus sellele probleemile, et lihtsalt võib-olla oleks teadlikkus see, mis nagu peaks muutuma. Ega ma ei mõeldki tegelikult seda täpselt, et kõik kiirtoidurestoranid konkreetselt kinni tuleks panna, aga ma ei näe, missugust väärtust nad juurde pakuvad tegelikult inimestele praegusel ajal. Või miks praegusel ajal? Mis väärtust üldse nad pakuvad juurde? Mina näen seda, et tegelikult ega ma ei poolda ka restorani ja kohvikuid. Mina näen seda, et inimene peaks ostma
toorained ja tegema süüa ise. Siis sa tead, mis seal sees on ja siis sa paned sinna sisse ainult selliseid asju, mida sa süüa tahad ja mis tervislikud on. Ehk siis ega see restoranide ja kiirtoidukohtade ja kohvikute nii-öelda, need ei anna mitte midagi meie tervisele juurde. No aga emotsionaalselt ju ikka annab, kui sinu naine või mees või sõber või ema-isa ütlevad, et lähme täna restorani, et teeme vaba õhtu, siis see on ju tegelikult väga tervislik minek. Annab või? Aga võib-olla annab, mina ei tea, minule ei anna. Et sa saad koos oma lähedastega ja sõpradega koos õhtust süüa või lõunat süüa, see ei anna. Aga näiteks piknikule minna ja võtta ise tehtud söök kaasa? No, kui sa saad selle restoranist tellida, endal on lihtsam, seepärast, et kõigil on ju kiire kogu aeg. Tegelikult ei ole, tegelikult on meil kõigil 24 tundi aega. Meil ei ole kiire, me ise elame enda elu kiireks. Aga jah, eks see on see valikute küsimus, et korra kuus käia, siis see on jumal okei. Ja sellest ei olegi midagi. Aga kui näiteks iga lõunaaeg käia kusagil päevapraadi söömas, siis see enam ei ole maailma parim mõte. Sina kui tippsportlane, ma olen, paranda mind, kui ma eksin, aga ma olen kuulnud ikkagi kõrvalt, et kui on selline punkti pealt, kaalu pealt toitumine, siis ikkagi ühel hetkel tuleb see cheat meal tuleb nagu teha, et küll The Rock sööb 20 pannkooki ja ühe pitsa otsa, on ju, et kas sinul siis tõesti ei ole selliseid cravinguid, selliseid isusid millegi rämpsu järele vahest? Ei ole jah, mul on erand, et ma isegi imestan, et mulle ei teki isusid, kui ma söön tervislikult ja neid ei teki sellepärast, et ma saan enda kõik mineraalained ja vitamiinid, mikrotoitained, ma saan toidust kätte. Tavaliselt tekivad isud siis, kui on millegi puudus ja kui on millegi puudus, siis loomulikult ongi vaja magusat ja magus on niisugune keerav ratas, et kui sa sööd magusat, siis sa väga kiiresti tahad uuesti süüa ja nii ta läheb. Aga üks kord nädalas on ju lubatud ühe toidukorra ajal süüa seda, mida tahad. Ehk siis see on nii-öelda kavaväline toidukord, ka siis, kui jälgid toitumiskava. Aga see tähendab seda, et see üks kord nädalas ongi üks toidukord. Ehk siis, kui istud maha ja sööd seda, mida tahad ja kui püsti tõused, siis on see üks toidukord läbi. Et tihti peale meil kliendid ütlevad, et nad sõidki ühe korra nädalas. Terve päev läbi. Aga see hakkas võib-olla kell 6 õhtul pihta ja lõppes kell 12, eks ju. Et see üks toidukord, kui sa võid rohkem süüa nädalas, tähendabki seda, et sa söödki ühe korra, ühe toidukorra ajal. Ja see ergutab su ainevahetust ja see on väga okei. Ja võib-olla täpselt meeli ka, eks ju. Mis sinu patutoit on? Minu patutoit on samasugune söök, mida ma üldiselt söön, aga ma panen tavaliselt rohkem liha. Päriselt ka. Ja millist liha siis? Mu lemmik on sea sisefilee. Aga kui mu üks toidukord üldjuhul on alati mingisugune mingi liha, kõrvale tatar, riis või täistera spagetid isegi ja juurviljad, siis enda patu toidukorra ajal või kavavälise toidukorra ajal, siis toit ei ole patt, eks ju. Siis kavavälise toidukorra ajal ma panen lihtsalt liha märgatavalt rohkem, jah. Aga mida sa üldse ei söö? Sibulat ei söö ja küüslauku ei söö. Kui vähegi... tervislikud ja väga maitsvad. No jah, mulle nad ei meeldi ja ma olen naernud, et ma sõpradele ikka ütlen, et mina ei söö halva maitsega asju, aga millegipärast nad ei saa aru sellest, et neile väga meeldib. Aga rääkides natuke tervislikust toitumisest, siis inimene, kes tahab hakata tervislikuks, milline peaks olema tema suhe näiteks alkoholiga? No ega alkohol ei ole hea, aga kuna seda nagunii tarvitatakse, siis ega päris ära keelata ka ei ole mõtet. Et see arvatavasti inimese psühholoogiale mõjub nii, et ta ei suuda ka toitumiskava jälgida või tervislikult süüa. Aga kui näiteks inimesel on ikkagi 10 kilo
kaalu langetada, siis see võtab aega 3-4 kuud. Siis mina see 3-4 kuud ei tarvitaks alkoholi mitte grammigi, sest alkoholil on selline komme, et ta pidurdab su ainevahetust nii, et võib-olla mitu järgmist päeva nagu ei toimu seda kaalulangust, nii nagu üldjuhul muidu toimub. Et ma pingutaks ära nii kaua, kui ma olen oma kehakaalu normi saanud või saavutanud eesmärgi ja no siis miks mitte, ikkagi kui reedel on sünnipäev, ja kui sulle meeldib alkohol, siis anna minna. Ära nüüd niimoodi tõmba, et maa on must, aga normaalselt. Ja samal ajal siis püüa see kavaväline toidukord samal ajal siis sobitada. Millist alkoholi sina tarvitad? Viina. Ja tegelikult vein on näiteks väga okei, aga ma püüaksin hoida eemale igasugustest likööridest ja magusatest asjadest, et seal see sisalduv magus tekitab organismis igasugu jama ja peale sellest magusest tulev kalorase on ka veel lisaks. Ja kui on võimalik, siis ära joo kõrvale mahla, eks ju, proovi võib-olla veini lahjendada veega isegi natukene ja natuke pea ei kummise, ikka saab. Aga osad ütlevad ju, et peale sporti üks õlu aitab taastuda. Mis selle jutu peale kostad? Ma arvan, et sa oled lugenud seda Arnold Schwarzeneggeri raamatust või kuskilt, sest keegi teine seda minu arust pole kunagi öelnud. Aga ta on ju maailma kuulus ja teda loevad miljonid inimesed. Jah, tol ajal olid ka steroidid lubatud ja tänapäeval ei ole lubatud. Aga ma väga ei usu, et iga päev tina pani. Saabumas on grillihooaeg. Kas, kui sina lähed sõprade juurde grillile, kas sa võtad oma toidud kaasa või sa siis teed ühe väikse sellise patupäeva, et lased ka sõpradel endal küpsetada neile sobivat šašlõkki näiteks? Aga see on ju ülilihtne, selles mõttes, kui külla minnakse, siis üldjuhul võetakse šašlõkk kaasa ju. Ma võtan enda tehtud kanašašlõkki kaasa või kanakintsuliha, mis on mul endal ära marineeritud ja viskan selle grillile. Kui kõrvale on minu jaoks olemas näiteks kurgi tomatisalat, siis mul kõik hästi juba. Et üldjuhul ma ikkagi laua pealt ei võta seda, mis seal on, nii et ma ei tea, mis ma suhu pistan. Et ma ei näe nagu, et see pakuks mulle mingisugust väärtust juurde. Ja sa lähed pittu, võtad alati oma menüü kaasa. Ja ma olen väga palju sünnipäevadel oma karbiga käinud ja valan selle ümber taldrikule ja ma söön palju maitsvamalt kui seda, mis tavaliselt pakutakse. Mis su sõbrad ja arvavad sellest, Kas vanaema on solvunud ka, kui sa tema kartulisalatit ei söö? Mul kahjuks enam vanaema ei ole, aga tema oleks võib-olla ainukene, kes oleks solvunud, aga mu sõbrad teavad mu eesmärke ja mu sõbrad austavad mu suhet toiduga. Kui nad ei austaks ja kui nad vaataksid viltu, siis nad järelt ei ole piisavalt head sõbrad. Ja tuleb leida uued sõbrad. Nii lihtne see ongi. Elu on lihtne, elu on palju lihtsam, kui te arvate. Et ma tean, et väga paljud meie kliendid ka arvavad, et kuidas nad lähevad sünnipäeval oma söögiga või kuidas nad ei võta sealt pakutud torti. No ei võtagi, ülilihtne ju. Sa ei pea sööma seda, mis sulle ei meeldi. Kui laual on sibul, ma ka ei võta seda sibulit. Aga me olemegi rääkinud ligemale tund aega, väga põnev on olnud, ma olen saanud inspiratsiooni, kahjuks sibula söömine mulle endiselt veel meeldib. Aga jätkata, jah. Ma ütlen sulle, Rene, aitäh, et sa olid nõus siia tulema, kindlasti oli kuulata väga huvitav nii meil kui kuulajatel ja aitäh ka kõigile Ärikäigu kuulajatele. Aitäh teile ka! Ärikäik.